Tere! Tutvustan teile täna võrdlemise Sudokut. Futoshiki nime all on see mäng siis siin keskkonnas. Tegemist on tegelikult Sudokuga, aga siin on abiks teile märgid suurem, väiksem. Ja igasse ritta ja tulpa tuleb kirjutada 1, 2, 3 või 4. Vasakul pool saate siit valida ka raskemaid ülesandeid. Aga vaatame siis mängu põhimõtet väiksema peal. Nii, siin on antud 2 ja 2 on suurem kui, järelikult siia peab kindlasti minema 1. Nüüd siin reas on juba 1 ja 2 olemas, järelikult ja sellest tulbas 3, siia saab panna ainult 4 ja nüüd siia jääb üle ainult 3 panna. Kuna siin selles tulbas on olemas 4 ja 3, ja siin see arv, kui meil neid nooli ei oleks, me saaksime mõelda, et kas 1 või 2, mõlemad variandid on õiged. Aga siin näitab see märk meile seda, et on suurem kui. Ja kuna siin on puudu 1 ja 2, siis 1 ei ole millestki suurem, nii et siia tuleb kindlasti panna 2 ja siia 1. Ja siit tulbast ongi puudu veel ainult 1. Nii, nüüd me võime vaadata, et siit on puudu veel 3 ja 4, aga me ei tea, mis järjekord võiks olla. Siis me võime vaadata veel, mis siit puudu on. Siin on 2 ja 4. Siin on 2 ja 4, siit me ka ei saa midagi teha. Nüüd me peame vaatama, et see arv on suurem sellest. Nii, meil on puudu 4, 3 ja 2. Nüüd võime panna 4 ja 3 siia. 4 ja 3 või 4 ja 2. Me teame, et siia ritta 3 ei saa panna, järelikult 3 peab kuskil siin olema. Siia ei saa ka me ja 1 panna, nii et siin võib olla näiteks 4 on suurem kui 3, sellepärast, et ja võib olla ka 3 on suurem kui 2, aga 2 me siia panna ei saa, nii et proovime siia panna 4 on suurem kui 3. Ja nüüd jääb siia üle 2 ja 2 sobib siia väga hästi. Nii, ja nüüd jääb siia üle veel 4. Siin on nüüd puudu 3 ja 4. Kuna 3 on siin olemas, paneme 4. Siin ei ole 3, paneme 3. Siia jääb üle 2 ja siia jääb üle 1. Ja kontrollime üle. Igas reas, igas tulbas on ainult 1 arv. Ta on tehtud ja tuleb välja, et õnnitlust teile olete lahendanud selle ülesande selle ajaga. Nii et selline ülesanne siis natukene teistmoodi Sudoku. Põnevat lahendamist!